Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Vaatame siis, mida toob teile algav uus 2026 aasta. See ei ole horoskoop, see on lihtsalt selline, niisugune kiire ülevaade. Mida toob teile algav uus aasta? Mis annab kõigepealt põhitooni tervele teie aastale? Nii. Mida toob teile järgnev aasta? Põhikaart ongi, et järgmine aasta te olete hästi abivalmis, suhtlete palju teiste inimestega, paljud võib-olla pöörduvad teie poole abi saamiseks ja te ise väga tahate aidata. Teil on palju liikumist. Mõnikord te isegi ei tea, et kuhu poole peaks esimese võimalusega minema, et kumb sõit on nüüd tähtsam, eks ole, kas punkti A või punkti B on ju. Aga need sõidud on teil tulevad alati meeldivad. Vahest lihtsalt peate olema kindel, et kuhu te täpselt sõita tahate. Sõitmisi teid tuleb järgmine aasta. Nii, siin on võimalik kellegi noorem inimesega luua uus perekond. Sest see, mis praegu on, see läheb teil ära muutusesse. Täiesti midagi uut tuleb, mingis uues vormis. Ka on sellist aeg-ajalt te tunnete millestki väga puudust, kas võib-olla, et rahaliselt tunnete puudust, võib-olla sellepärast tõesti, et teil on pidevalt vaja kuskile sõita, liikluses olla, võib-olla siis tõesti on vaja ka rohkem raha, aga kuna tuleb Fortuna kaart, siis kõik tehakse selleks, et need sõidud, mis teil on määratud ja neid teil järgmine aasta tuleb sõitmisi, kõik tehakse selleks, et te saate vastavad rahasummad kõik kokku, et ükskõik, kas te sõidate oma autoga või peate seal teise seal bussiga sõitma või rongiga, kui teil on vaja kuskile liikuda, kellegi juurde või siis saatus teeb alati niimoodi, et te selle raha saate, et te saate liikuda. Huvitaval kombel mängitakse teile see niimoodi välja. Te aeg-ajalt küll tahate kõrgematele jõududele vastu vaielda. Te ei ole vahest nõus võib-olla kõrgemate jõudude otsustega, kuidas nad teid nagu juhivad. Aga siiski, annate ikkagi alla, annate ikkagi aru, et nemad ikkagi teavad, mis teil on hea. Te siiski ei ütle nendest lahti, sest mõned teinekord võivad vihastuda ja üldse ei hakka kõrgemaid jõude hakkavad täiesti eirama. Teie õnneks seda ei tee, te olete ikka piisavalt tark, te hoiate ikkagi pidevalt ühendust kõrgema loojaga iseendaga, on ju. Aga vahest te lihtsalt võib-olla ei saa aru kõrgemate jõudude võib-olla eesmärgist, eks ole. Nii. Aga kõrgemad jõud juhivad teid ja väga hästi, lihtsalt vahest ise te võib-olla ei saa järgmine aasta päris hästi aru, et kuhu ta nüüd tahab mind juhtida, et ma ei saa nagu aru, mis teid veel ootab ees järgmine aasta. Kui on kellelgi selline, et tuleb mingi armukolmnurk ja see saab olema päris stabiilselt, päris pikka aega, aga sellel ei lasta olla nagu väga kaua kesta, sellele tehakse lõpp. Kellel on armukolmnurk, kes on sellises olukorras suhtes, on ju, et see on kestnud päris pikka aega, aga siin kas aasta keskel või kuskil niimoodi tehakse sellele lõpp. Küsisin, et miks tehakse lõpp? Sellepärast, et nii peab olema. Ei tohi olla olukord, kus inimene on justkui vangistatud armastuse suhtes. Missugune see armastus peab siis olema? Õiglane. Nii et jaa, et kui teil on keegi inimene, kes teile meeldib, siis te peate sellest armukolmnurgast välja astuma ja lihtsalt olema ka aus ja valima ühe inimese, jah. Et mingi aeg lastakse selle kesta, aga mitte väga kaua.
nii, mida veel toob teile järgmine aasta? Mida veel toob teile järgmine aasta? Te õpite tegema koostööd teiste inimestega. Võib-olla õpite kellegi juhtimise all töötama ja see paneb teid muretsema, sest teie arvate, et te ei ole loodud seal koos teiste inimesega et ei ole nagu loodud meeskonnatööks, te arvate võib-olla, et ei saa hakkama. Tegelikult saate küll, kusjuures väga hästi veel saate. Aga siin tuleb teil midagi õppida just meeskonnatööga seoses. Võib-olla tuleb siin ka ravida oma hingehaavasid tasakesi, eks ole, et ei tasu ka millegagi nagu hulluks minna kätte, tasakesi vaikselt ravite oma hingehaavu. Seepärast, et suur rõõm ootab teid ees ja selleks on vaja süda teha valust nagu vabaks. Ja kindlasti öeldakse, et igasugused valed käitumised, niisugused varastamised, rääkimata jätmised, selja taga salaja tegutsemised, sellele tehakse järgmine aasta konkreetselt lõpp. Igasugused valed, ükskõik mis kujul, järgmine aasta tehakse sihukestele asjadele nagu lõpp. Nii, mis teid veel ees ootab? Tõde. Kas kellegi naise kohta, kelle pärast te olete muretsenud või kes on pannud teid muretsema või siis te ise, teil on ise mingisugune sihuke tundlik teema tuleb üles, teil tuleb see asi, mitte avalikuks, aga te saate teada tõe. Jah, see on muidugi valus, see paneb teid nutma, aga parem on ikkagi tõde teada saada, on ju. Nii, mis teid järgmine aasta veel ees ootab? Vaat jällegi ma räägin, need varjatud asjad, kõik sihukesed, mis hoiavad justkui kedagi lõksus, ükskõik, kas te ise panete kedagi mingi käitumisega lõksu või keegi paneb teid ükskõik, kas tööalaselt, suhtealaselt, on ju. Sellel järgmine aasta tehakse nagu järsult lõpp, kõik sihukesed, et osa asju on nagu avalik, osa ei ole, osa teeme kuskil selja taga salaja, ma ei tea, maksame palka mustalt, on ju. Vaat sihuke asi ja kõik need sihukesed, kes elavad nagu mitut elu, on ju, tahan siin elada ja tahan ka nagu seal korraga elada. Vaat sihukesed salaasjad, sihukesed, need ka lõigatakse läbi. Järgmine aasta. Siin tuleb võtta juhtimine enda kätte, kohe niimoodi tugevalt, jõuliselt. Mitte lasta teistel juhtida oma elu. Aga võib-olla siin kellelgi ka keegi meesterahvas, näiteks kui vaatab naine, võib-olla keegi meesterahvas võtab siis jõuliselt juhtimise üle nagu, et ta on sihuke rahulik, ta on töökas, aga ta on ka siukene tegutseja. Talle võib-olla meeldib palju liikuda, aga ta võtab nagu juhtimise üle. Kas see käib nagu naiste kohta, kes vaatavad või? Oi, armastatar ka, kuulge, siin tuleb mingisugune uus kooselu või uus abielu. Ja see mees võtab ohjad enda kätte ja on ise aktiivse pool, eks ole. Nii, mis teid ootab ees järgmine aasta? Tööalaselt peate hoidma kellelgi meesterahval silma peal. Miks? Sest võib-olla töö juures keegi jälgib teid. Miks te peate silma peal hoidma? Võib-olla ta tahab mingisugust raha teile mitte maksta, sest teie olete väga hea ressurss ja tema saab siit suurema kasumi, aga teile maksab palju vähem, ise saab palka, ütleme, ise saab boonust siit müntide 10 jagu, aga teile maksab välja nagu palju vähem, eks ole. Et tema tahab siit nagu koore riisuda, kui on nüüd mingi rahaline värk, et peate olema tähelepanelik siin kellegi meesterahva suhtes just nagu tööalaselt. Et see võib olla isegi, kui te kutsute kellegi mingit remonti tegema omal kodus, midagi parandama, siis vaadake ette, et ta küsiks, et see raha, mida ta küsib, et see oleks normaalne summa, mitte mingisugune nagu liiga ulmeline summa, on ju.
vot midagi sellist veel. Nii. Mis teid veel ootab ees järgmine aasta? Samas kellegi teise meesterahva kohta käib jutt, et temaga teie suhe kaob nagu täielikult ära. Võib-olla ta on selline kontrollija tüüpi meesterahvas, selline võimukas. Kuidagi tuleb, et teil kaob selle inimesega täielikult suhtlemine ära, läheb täiesti nulli. Et kas ta kaob teie elust ise ära või lähete ise selle mehe elust nagu minema. Nii, mis teid veel ootab ees järgmine aasta? Ohvri rollis nii-öelda, et oi, ma ei tea, kas ma saan hakkama. Sellest mingi aeg võitu ju rippuda siin pea alaspidi, on ju, vaadata nagu seda maailma teise nurga alt. Ega teil kaua seda teha ei lasta, sest ohvri rollist tõmmatakse teid kiiresti välja. Siin tuleb võidukaart, et see olukord, selle te võidate kiiresti. Et te saaksite eluga edasi minna, luua omale uusi unistusi, eks ole, uusi eesmärke. Armastuses tulevad ka siukesed paremad ajad. Kõik see, mis on mitte vajalik, sellised suhted, emotsioonid jäetakse selja taha. Ja kõik siuke, mis on seotud kurbusega ja kahetsusega, mis iganes, näete, et tuleb täiesti uus armastus, aga kõik see, mis on negatiivne, nagu siuke nutt ja kõik kurbus ja lein, see kõik jäetakse selja taha järgmine aasta. Nii. Mida positiivset toob teile järgmine aasta? Küsime kohe konkreetselt. Et mida positiivset toob teie jaoks järgmine aasta? Mis see on? Et mida positiivset toob teile järgmine 2026 aasta? Mida positiivset toob teile? No nii. Kohad, kus te ei taha või ei julge teha seda lõplikku viimast valikut, te teete selle ikkagi ära. See ongi positiivne, et te tulete sellest, nagu ma ütlesin, tulete sellest poodu olukorrast välja, mis on ohvri roll. Mina ei saa hakkama, mina ei oska, mina ei julge ja ma ei tea, mis saab. Et see on positiivne, sellest olukorrast tulete välja. Ja te teete lõpuks selle otsuse ära, mida te võib-olla olete siin juba ammu mõelnud, on ju. Mida positiivset toob teile järgmine aasta? Mida positiivset? No keegi naine võib-olla saab järgmine aasta siis tanu alla või? Saab oma imperaatori, kellega koos elada, kellega nad on koos õnnelikud. No võt, mida positiivset toob teile järgmine aasta? Alateadvusest üles tulevad hirmud, kahtlused, vot need ka, sellele tehakse ka lõpp, sest te ise hakkate ennast juba selle igasuguste hirmudes kaitsma, te olete väsinud, et ma ei viitsi enam kogu aeg karta igasuguseid asju, et mulle aitab, on ju. Et ma sellest negatiivsusest ütlen nagu lahti. Mida positiivset toob teile järgmine aasta? Täiesti uus seisund tuleb teie ellu, siuke tasakaalus harmoonia. Võib-olla hakkab teil järgmine aasta minema palju paremini, palju sujuvamalt, tuleb palju uusi teekondi, võib-olla uusi tutvusi, eks ole. Samas te ju jälgite ka kogu aeg olukorda, et mis seisus teil need olemised on, mis see uus on, mis see positiivne tuleb teie ellu, tasakaal ja kõik. Sauade kuninganna tuleb. Ja tuleb kurbus ja tuleb sauade kuningas. Tähendab, keegi mees ja naine, nad on tegelikult kokku loodud, neid ühendab, teate mis, ühendab mingisugune lein, mingi kurbus. Võimalik, et igaüks neist on eraldi mingisugust oma leina kogenud. Kuigi see tuleb nende vahele, et see ei ole nagu ühine lein, vaid et
mõlemad on kogenud igaüks eraldi mingisugust leina, mingist kurbuse perioodi ja sellepärast see toob ka neid nagu kokku, sest neil on midagi, neil on nagu sihuke ühine nimetaja. Kas see viib neid siis tasakaalu või? Jaa, eriti mehe armastus, siin on mehe armastus tugevam kui naise armastus, et see ongi see, mis hakkab seda paari stabiliseerima ja saab lõpuks ka õnnelikuks, karikate 10. Nii, mida veel positiivset toob teile järgmine aasta? Võib tulla järgmine aasta kas siis peres või suguseltsis mingisugune kiiresti leviv informatsioon või uudised. Tuleb mingisugune, see on lahkarvamused. Aga uudis on kas positiivne või negatiivne, mis tuleb. Ta on tegelikult positiivne, ta on võib-olla isegi liigagi hea, aga mõnedele võib-olla kas teie pereliikmetele või sugulastele ei meeldi see, mida nad kuulevad või teada saavad, eks ole. Nii, vaatame veel, mis positiivset tuleb järgmine aasta teie ellu. Oi, päike. Teil on oodata mingit torni. Selleks, et saada päikest, tuleb teil teha läbi torn. Mingi raputus ja mis raputus see on, sest ta pidi olema ju positiivne. Selleks, et saada oma müntide kuningas on abielumees, ütleme jah niimoodi. Ja selleks, et saada omale mees, tuleb see armukolmnurk ära lõhkuda. Mehel tuleb teha õige valik. Et kui ta tahab seda naist, kelle ta on võib-olla välja valinud, siis mitte armukolmnurgas olles, vaid tuleb sellest lahti öelda ikkagi luuagi normaalne paar, aga mitte mingid armusuhed kuskil nagu hoida, et see asi tuleb nagu välja ja siis tuleb ise teha nagu otsus. Et see päike tulebki läbi torni, sest lõhutakse ära see, mis ei ole õige ja tuleb asemele nagu see õige asi, nii nagu peab. Te saite aru küll, mis ma mõtlesin, jah? Nii, mis veel positiivset ootab teid järgmine aasta ees? Mis veel positiivset? Mis positiivselt ootab teid ees? Näete, te ütlete, et teile antakse õppetund, et te peate õppima inimestega koostööd tegema väikeses grupis, mitte suures grupis. Aga teie nagu ei taha seda teha, teie arvate, et mina saan üksi palju paremini hakkama, kui et ma siin grupis tööd teen, on ju. Te võib-olla mingi aeg proovite seda koostööd õppida, aga see millegipärast ei õnnestu teil. Ja arvate, saate üksi rohkem teenida. Kas see on nii või? Vist jah. Siis te ei ole nii palju unistamises, te ei ole nii palju illusioonis. Te saate reaalselt ellu viia neid asju, mis lõpevad teie jaoks sobiva koostööga siis. Huvitav. Teil on mingi oma nägemus mingisugusest koostööst kellegiga. Te ei taha teha seda, mida teile nagu ette näpuga näidatakse. See on nagu teie omapära. Aga võib-olla see seostubki enese, kuigi ma enne näitasin ka, siin oli ka jutt sellest. Võib-olla keegi peabki ennast kehtestama, et mitte mõelda väiksed, vaid mõelda suured. Mitte mõelda kui müntide 3, vaid mõelda kui müntide 9. Võib-olla mõni peabki väiksest grupist ära tulema, sest ta on võimeline palju paremateks ja suuremateks asjadeks. Et loovus avaldub teises kohas palju paremini. Nii, mis veel positiivselt on teil oodata järgmine aasta? Hirmud armastuse pärast siin naiste rahvastel saab läbi. See hirm, mida te armastuse suhtes ja tunnete järgmine aasta, see hirm saab läbi, see periood. Mingi aeg tunnete hirmu, aga siis need köidikud nii-öelda teie ümber kukuvad ära ja te näete tegelikult armastust sellisena, nagu see on ja te lõpetate nagu kartmise. Te ei karda enam tundeid, kui keegi teile avaldab armastust, siis te enam ei karda seda. Te avate oma nagu südame sellele inimesele. Sauade 4. Saate aru, jah? Perekaart. Kooselu, abielu. Vau. Sihukest asja ma küsima ei hakanud, mida negatiivselt toob, milleks on ju.
Neil ei ole see üldse tähtis, meil on tähtis, et positiivsed asjad tulevad, jah. ja mida te olete siis, oota, kuidas ma küsin, et järgmise aasta lõpuks, mida te olete siis ära õppinud? jah, järgmise aasta lõpuks, mida te olete siis ära õppinud? no siin on eriti kellelegi naisterahvale, et kuidas käituda ausalt, et kui tahad midagi uut, siis pead olema aus iseenda ja kõigi teiste vastu, siis saab tulla see asi õieti. mida järgmise aasta lõpuks olete ära õppinud siis? et kui on nagu liiga raske ja on hirm, kas ma saan hakkama või ma ei saa hakkama, siis tuleb lahendada niimoodi, et näete, mitte ei vea ise siin neid sauasid, eks ole, kuki. Võtate hobuse, veate kas või ühe saua kaupa, et te õpite kuidas ma ütlen, te õpite oma koormust jagama teiste inimestega, et oleks kergem. Aasta lõpuks te saate selgeks, et mitte alati peate mingit koormat üksi vedama, vaid saate seda ka jagada, siis on see kergem. Mida te veel järgmise aasta lõpuks ära õpite? et siin on mees ja naine koos, on ju. et naisel, no võib-olla ka mehel, et tegite ära valiku just sellise, mis viis teid lõpuks kokku elama. Te tegite lõpuks sellise valiku. Kas see tuli teile kergelt või? Kuigi müntide 2, ma ütlen, et see kergelt tuli. noh, tuleb, tähendab, järgmise aasta lõpus. ja siin tuleb läbi kurbuse, kedagi tuleb maha jätta võib-olla, et tulla sellest karikate 3 suhtest välja ja et see täitsa nulli viia ja see teeb haiget, sest üks inimene peab sellest kolmnurgast välja astuma. Valik on raske, aga see tehakse ära. Ja seda selle jaoks, et suhe hakkaks päriselt tööle, et saaksid õiged inimesed omavahel kokku. Aasta lõpuks olete selle asja nagu ära õppinud, et tegite valiku, mis tegelikult on teile hea. Kuigi algul võib-olla tundub see nagu päris karm selline. Nii, mida te järgmise aasta lõpuks veel olete nii-öelda ära õppinud? Et mees, kes teid jälgis, võtab teid lihtsalt endaga kaasa. Kas on nii või? Kas ta võtab teid endaga kaasa või? Sellepärast sellele mehele ei meeldi, et te elate puuduses. Et te nagu ei saa kõike seda, mida tahate. Ja see mees tuleb selle jaoks, et viia teid sellest seisundist välja, lõhkuda teil ära see olukord just naiste nagu, jah. Ja sest teie olete selle mehele hästi kallis. Te omate tema jaoks suurt väärtust ja ta annab teile täiesti uue elukvaliteedi. Näete jällegi, et siin tuleb kurbus maha jätta, sest tegelikult ootamas on ees suur armastus. Ja et see mees tuleb selle jaoks, aasta lõpus saate aru, et ta jälgis teid ja lõpuks ta tuli ja võttis teid endaga kaasa. Ja tegelikult oli see õige, sest ta ei saanud vaadata pealt, et kuidas teie nagu kannatate. See tegi ta südamele väga haiget. Ja ta tuli selleks, et seda olukorda teis muuta. Nii. Vaatame veel viimase korra, et mida te aasta lõpuks olete nagu, mis siin on ära õppinud. et kiirustada ei pea alati kiirustama, ütleme niimoodi, et kiirustage aeglaselt, ka siis saate nagu kõigile appi minna, et oska kiirustada aeglaselt, vot niimoodi, oska kiirustada aeglaselt, et siis saavutad palju rohkem kui see, kui nagu kihutad kõigist mööda, mitte midagi ei näe ega kuule, on ju. Et elada niimoodi järgmine aasta, et suhteliselt nagu kiirelt, aga jõuad palju teha, jõuad veel selle tee peal veel inimesi ka aidata, on ju. Nii.
Vaatame, mida tahavad kõrgemad jõud teile järgmiseks aastaks nagu nõuandeid jagada. Kallid kõrgemad jõud, andke palun nõu nendele vaatajatele, kes siin seda videot vaatavad, mida nad peavad teadma terve järgmise aasta suhtes. Andke palun nõu või hoiatus, kuidas, mida on vaja nendel vaatajatel kuulda ja teada. Nii. Wow. Järgmine aasta tõesti teil avaneb hoopis teine maailm. Te teete valiku ja teete valiku armastuse suunas. Ja see armastus kohe kiiresti tuuakse teie ellu armastus ja viib ära igasuguse kurbuse. Ja kohe hästi kiiresti kaarikud. Nii et tegelikult jah, armastus ongi tegelikult meie elus kõige tähtsam, see, mis loeb tegelikult. Nii. Et see oli selline üldine, hästi üldistatud ennustus nii-öelda teile, kes te vaatate seda videot järgmiseks aastaks. Võite panna ka omale kirja need paberi peale, lihtsalt, et siis aasta lõpus vaadata, et kui palju siis teie jaoks siit videost midagi üldse täppi läks, on ju, lihtsalt niimoodi huvi pärast. Ja kõik kallid vaatajad, kes te mind vaatate, ma soovin teile head vana aasta lõppu ja head varsti algavat uut aastat. Ma soovin, et järgmine aasta läheb teil paremini, et teil on palju rõõmu, harmooniat, tasakaalu, uusi sõpru, kõike niisugust positiivsust, armastust, tervist teile, kõike niisugust head. Ma soovin, et teil läheks kõik väga hästi. Ja ma tänan teid kõiki ja kohtume siis alles järgmisel aastal.